MTÜ Kuusalu Hoolela näitlejad. Kui teil on tarvis miskit valmis panna, siis nüüd on selleks see hetk. Ja ühtlasi palun Türi päevakeskuse näitetrupil minna saalist lava taha ennast valmis seadma. Aga nagu ma ütlesin, järgmisena hakkavad meile esinema Hoolela näitlejad. Ja nende kohta saan rääkida järgmist. Hoolela on Loksa ja Kuusalu piirkonnas ainuke erihoolekandeteenuse pakkuja. MTÜ Kuusalu Hoolela eesmärk on aidata eelkõige tööealistel inimestel ja teistel riskirühma kuuluvatel inimestel toime tulla oma igapäeva ja tööelu korraldamisega. Pakutakse 3 erihoolekandeteenust: igapäevaelu toetamise teenus, toetatud töötamise teenus ja toetatud elamise teenust. Lisaks nende osutamisele on väga põnev, et tegeletakse ka sotsiaalse ettevõtlusega, mille põhilisteks töötajateks on erivajadusega inimesed. Kuusalu kogukonnale pakutakse heakorratööde, koristustööde ja pesumaja teenust. Nii, vaatame, kas Kuusalu omad on valmis seadmas. On valmis. Väga tore. Ja ütlen ette ka vanasõna, mille põhjal nende etendus on valminud. Selleks on: pärast äikest paistab päike. Väga ilus ja lihtne vanasõna ja olete valmis. Võite alustada. Aplaus. Jah, kõik on väga ilusad, aga midagi ilusat tahan, siis juhtub kogu aeg midagi halba. No kuradi komistasi, lausa oma enda saabana taha. Nii ma arvasin, vaadake, päikesetorm on tulemas.
keerutan ja keerutan, kuid ma ei jää igavesti. Lihtne äike lahkuvad, on valgus uue alguse. Äike tuli ja läks. Ja päike tuli tagasi. Nagu sina, sa kukkusid, aga saad jälle püsti tõusta. Nüüd ma tean, mida päiksest tuleb päike. Ma ei tundnud Erkit ära. Väga vahva aplaus. Küsin korra fotograafi käest, kas on tarvis, et natuke kokku poole, kui te saate natukene kokku poole astuda, võib-olla mõni jah. Kas või nõnda. Kui teised selja tagant välja paistavad, siis käib nõnda kah. Nii oli hea. Aitäh teile, aitäh. Esimeses teatripäeva pooles ma korra lugesin ette erinevaid ameteid, mis teatris on, ja üks oli siis kunstnik ja kostümeerija. Ja ma peaks ütlema küll, et selle näitetrupi puhul vaadake, kui ilusad kostüümid. Sellele kostümeerijale peaks küll ühe aplausi tegema.